Nii, tere kõigile ja suur rõõm on teid tervitada siin Lootuse tee koguduses täna. Ja tõesti me täna oleme sellises lootuse ajas tegelikult, et on vaikne laupäev. Aga ma arvan, et meil täna siin ta päris vaikne olema ei saa, et on natukene muusikat ja on natukene vaimulikku toitu ja on ka toitu, mis meie ihudele on. Nii et suur rõõm, et olete tulnud. Minu nimi on Valdo Maamägi. Olen ka üks selle koguduse vanematest siin hetkel ja aitan kaasa. Ise küll elan Tõrvas, nii et tulen Eesti kõige mustemast linnast. Ja ma ei tule sealt üksinda koos abikaasa ja siis Lii on ka muidugi, Lii on minu kasutütar ja Veeliks on ka seal taga, nii et me tuleme ühes koos. Aga minul on isana veel suurem rõõm, et täna ei esine ainult Lii siin, aga ka minu vanem tütar Kirsika, nii et kes on Võrust tulnud siia. Nii et ma usun, et nende laulud saavad tõesti soojendama teie südant ja las need laulud kõnelda teile. Laule on väga erinevaid ja Liid võib-olla te tunnete ka. Lii Valter on ta muusiku nimena siis ka väga tuntud Facebookis ja TikTokis või kus veel, aga võib-olla ütleb ka midagi iseenda kohta. Aga oleme tänulikud, et me saame täna koos olla ja natuke hiljem siis ka, kui kontserdiosa hakkab läbi saama, siis me perenaised toovad toidud lauda, nii et on natuke siis mida ka oodata. Aga alustame sellest, et võib-olla tõesti oleme üheskoos tänulikud. Kallis taevane isa, me täname sind, et oleme võinud kokku tulla siia sellesse paika, sellel ilusal päeval, vaiksel laupäeval. Ja aitäh, et sina täna kõneled meie südamete vastu nende laulude läbi, nende sõnumite läbi ja ka selle läbi, et meie füüsiline ihu saab toidetud. Aitäh kõige eest. Oleme tänuliku südamega täna siin. Amen. Nii et Lii, ole hea. Su silmades ära ei unune ja kuid kus küll ka viibiks ma tuleksin siia. Sinuga koos olla võime mu kallis. Sinuta mulle kõik päevad on halli. Las mööduvad aastad, võib kaduda ilu, kuid armastus meile jääb, see on kagu elu. Sinuga koos olla võime mu kallis. Sinuta mulle kõik päevad on hallid, päevad on hallid. Ma palun sind veelgi olla koos, veel olla koos. Aitäh! Tervist ka minu poolt, mina olen Lii Valter, olen siis Tõrvast, nagu enne mainitud sai ja kes veel ei tea, siis mina olen nii-öelda estraadi ja country muusikategija ja teen Eesti laule 1940-ndatest kuni 1990-ndateni ja teen ka gospel laule, bluegrassi, ülistust ja järgmine laul on kirjutatud ühe mehe poolt nimega Chris Robbie ja see mees on pärit Nashville'ist, country muusika pealinnast. Ja selle laulu pealkiri on Sinuga, ehk siis inglise keeles With You. With you, life is worth living. With you, I've got sunshine in my soul. With you, there's a bright future
my tomorrow, yes there is. And your sweet love will never let me go. Sinuga elu on ilus. Sinuga on mul väike südames. Sinuga on mul tulevik helge, jah see on. Ja su armastus ei jäta iial mind. Jesus, you're the reason that I'm singing. I know what you've done in my life. Good things to me you are always bringing. Yes, you are. And everything I need and more beside. Jeesus, oled põhjus, miks ma laulan. Oled teinud palju minu jaoks. Õnnistusi mulle ikka annad ju sa. Ja kõik, mis vajan ma rohkemgi veel. You, life is worth living. With you, I've got sunshine in my soul. With you, there's a bright future from my tomorrow. Yes, there is love, and your sweet love will never let me go. Sinuga elu on ilus. Sinuga on mul väike südames. Sinuga on mul tulevik helge, jah see on. Ja su armastus ei jäta iial mind. Ja su armastus ei jäta iial mind. Aitäh! Selle lauluga on tavaliselt nii, et Kris laulab seda inglise keeles ja mina teen eesti keeles. See versioon on isegi olemas YouTube'is. Järgmine laul on laul, mis tuleb minu versioonis coverina välja peagi varsti. Ja selle laulu autor elab täpselt siinsamas Valga linnas. Ja selle laulu nimi on Metsik kibuvits. Sa vaatasid vaid kaugeid pilvi. Olid jalad kindlalt maas. Sa laususid, et küllap ilmsi, sest paigast kordne kadu sa. Seal kibuvitsa okkatorge reaalsust lähemale tõi, kuid hoopis teiseks muutis mõtte. Väike särasilmne õis, see metsik kibuvitsa õis, meie uued unistused tõi. Nüüd algab sinu uhkel pilvelaeva, uue kodu poole sõid. See metsik kibuvitsa õis, meil uued unistused tõi. Nüüd algab meie uhkel pilvelaeva, kauni kodu poole sõid. Kui õhtu hämaruses õue
sind veelgi askeldamas näed, siis vaikselt pugemas on põued, su soojus ja su hellad käed on kibuvitsa okkatorkeid. Meil elud on meil meeles pea, kui õitem meri meie ümber. Mul meenutas üksnes hea, see metsik kibuvitsais meil uued unistused tõi. Nüüd algab sinu kell pilvelaeva, uue kodu poole sõi. See metsik kibuvitsais meil uued unistused tõi. Nüüd algab meie uhkel pilvelaeva, kauni kodu poole sõi. Nüüd algab meie uhkel pilvelaeva, kauni kodu poole sõi. Aitäh! Järgmine lugu on laul, mis on inglise keeles, aga ma seletan selle eesti keeles ära. Laulu pealkiri on Three Wooden Crosses ja see küll laulus räägib see inimestest, kes sõidavad siis Meksikost või Ameerikast Meksikosse siis. Ja nad sõidavad bussiga ja kuigi nad ei jõua sinna, sest juhtub liiklusõnnetus, sellepärast et see bussijuht ei näinud rekat ja reka ei näinud bussi. Ja tegelikult selle laulu mõte on siis, kui Jeesus risti löödi, et miks on 3 puust risti, mitte ei ole 4. A farmer and a teacher, a hooker and a preacher, riding on the midnight bus, bound for Mexico. One was headed for vacation, one for higher education, and 2 of them were searching for lost souls. That travel never ever saw the stop sign, and 18-wheelers can't stop water down. 'Cause there are 3 wooden crosses on the right side of the highway. While there's not 4 of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. And that farmer left the harvest of an 80 acres. The faith and love for growing things in his young son's heart. And that preacher left her wisdom in the minds of love for children. Did her best to give her a better start. That preacher whispered, can't you see the promised land? As he laid his bloodstained Bible in that hooker's hand. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them, heaven only knows. Guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. Well, that's a story that our preacher told that Sunday, as he laid his bloodstained Bible up for
I love us to see. He said, bless the farmer and the teacher and that preacher who gave this Bible to my mama, who read it to me. 'Cause there are 3 wooden crosses on the right side of the highway. While there's not 4 of them, now I guess we know it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Aitäh, Lii. See laul tegelikult on üks sõnumiga laul ja see rääkis 3 ristist. Ja me teame, et eile oli, me nimetame seda suureks reedeks. Täna on vaikne laupäev ja homme on pühapäev, kus on ülestõudmispäev. Aga terve see nädal on juba olnud täis sündmusi ajaloos. Meie täna teame, mis juhtus ka homme. Me juba teame ette, aga siis, ma usun, oli nendel väga raske aeg, sest nad pidid ootama. Nad ei teadnud, mis saab. Aga see nädal algas väga huvitavalt. Nädal tagasi me pidasime palmipuude püha. Ja me kõik teame, et see oli selline rõõmuhetk. Jeesus tuli kui kuningas ja eesli seljas kõik panid talle palmioksi ja kummardasid ja juudi rahvas, nad arvasidki, et nüüd on meie päästja tulnud. Nad arvasid, et Jeesus tuleb ja füüsilisel teel võtab selle riigi tagasi. Nad seda ootasid. Aga Jumalal, meie taevasel isal, kes on tõesti armastav isa, tal oli üks teine plaan. Ta ei tahtnud ainult juudi rahvast ära päästa, anda neile lapse õigused, vaid kõiki inimesi siin maa peal. Ja see, mida esimene inimene Aadam, me teame, et Aadam kaotas selle läheduse oma Jumalaga, oma taeva isaga Edenis. Ja kahjuks nad pidid sealt välja minema, sest kui nad oleksid sinna jäänud, siis nad oleksid jätkuvalt söönud elupuust ja see patt oleks elanud igavesti. Aga kui Jeesus võttis ka 4 päeval veel, istus laua taga, nagu me täna siin istume, ja ta murdis leiba, meil on täna siin leib laua peal, meil on morss laua peal täna, aga nad olid koos ja siis Jeesus rääkis ka ühed väga tähtsad sõnad. Ta ütles, mina lähen ära, aga teie jääte. Ja täna oleme meie siin ja meie täna teame, mis juba ka homme juhtus. Jeesus suri küll eile, see on suurel reedel siis ristil meie eest, aga veel midagi imelisemat juhtus sellel hetkel ka. Kas teate, mis siis juhtus, kui Jeesus suri? Siis meie taevane isa käristas selle eesriide, mis kõige pühama paiga ees oli olnud. Käristas ülevalt alla, ta ei saanud olla inimene, aga Jumal ise käristas selle vaheseina, mis oli olnud Jumala ja inimese vahel, ülevalt alla puruks ja ütles, lõpuks ometi on tee tagasi vaba minu juurde. Jeesus, me nimetame, et Jeesus on tee. Pärast vist üks laul tuleb ka sellel teemal. Jeesus on tee. Kuhu Jeesus on tee? Jeesus on tee meie Jumala, meie taevase isa juurde. Ja ta on meie isa. Me palvetame seda palvet üheskoos väga tihti, et meie isa, kes oled taevas. Ja meie oleme tema lapsed. Ja läbi selle töö, mis Jeesus tegi ristil, et ta maksis ühe hinna. Ta läks sinna, kus oli surmavald, aga me teame homse põhjal ka, et ta ei jäänud sinna. See rist on täna tühi. Jeesus ei ole enam ei risti peal ega ka hauas. Haud on ka tühi, ma olen ise näinud. Olen ära käinud Jeruusalemmas, täitsa tühi on. Mitte kedagi pole sees. Sest Jumal äratas Jeesuse surnust ülesse. Ja kas te teate, et kui meie täna usume, Piibel ütleb, et kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on sinu issand, sinu päästja, siis sa saad Jumala lapseks. Ja kui sa võtad selle vastu, võib-olla kui sa oled täna siin, sa ei ole seda otsust veel teinud, siis täna on see võimalus.
Täna on see päev, kus saad paluda Jeesus tule mu südamesse ja tead, mis siis juhtub? Sina enam ei sure. Isegi me kõik elame siin teatud aja maa peal, aga koos Jumalaga sa elad nüüd igavesti. Sinu vaim inimene ei sure mitte kunagi, vaid läheb Jumala juurde ja seal me elame koos Jumalaga, koos Isaga, koos Jeesusega igavesti. Vot sellest rääkis ka see laul, nendest rissidest, mis siis juhtub. Nii et täna on see võimalus ka selle kõige keskel siin, et mõtiskleda nende mõtete üle, kas Jumal täna on elamas sinu südames. Kas see sõnum, et Jeesus tuli, suri sinu eest, on sinu elus saanud tõeks. Kui veel ei ole, siis see võimalus on. Nii et hiljem me saame palvetada koos ka, kui me oleme kõhud täis söönud ja kui kellelgi on südames, et sa tahad koos palvetada, siis sa võid tulla kas minu juurde või Reeda juurde või Arleku juurde või Otto juurde ja veel on siin, kuidas teie? Hele juurde, et meil on mitmed pastorid siin ka, kes on erinevatest kogudustes ja me täna teeme ka seda koostöös erinevate kogudustega ja ka Toidupangaga koos, nii et see jäi enne mainimata. Nii et see üritus, me oleme väga tänulikud, et Valgas on see võimalus üheskoos. Aga nüüd ma ei räägi ise pikemalt, et Liion saanud väikse hingamispausi ja saab jätkata lauludega. Tuli juurde kaunis neiu, siis kui hinge vaevas pii. Polnud hoopis seda muid, et ta elada võiks siin. Näitis suuri selgeid silmi, pelgas ära tundmisu ais. Ja ma teadsin äkki ilmsi, olen armastanud naist. 7 valget kivist inglit, 7 tumma iludust. Seisid pühas paigas ringis, olles loodud ei tea kus. Nende keskel näen sind oote, ajus keda armastab. Keset püha paika kaunist, sind ma võisin embata. Ütle mulle, kaunis neiu, liialt ammu juhtus kõik. Kuidas noor veel oled sina, kuidas tunda mind sa võid. Lausus neiu vereisa, Jumal aitas leida sind. 7 valget kivist inglit juhatasid siia mind. 7 valget kivist inglit, 7 tumma iludust. Seisid pühas paigas ringist, olles loodud ei tea kus. Nende keskel näen sind ootel, ainus keda armastab. Keset püha paika kaunist, sind ma võisin embata. 7 valget kivist inglit, 7 tumma iludust. Seisid pühas paigas ringis, olles loodud ei tea kus. Nende keskel näen sind ootel, ainus keda armastab. Keset püha paika kaunist, sind ma võisin embata. Keset püha paika.
Aitäh! Järgmist laulu ma palun teil kõigil kaasa laulda, sest te teate seda laulu. Ja selle laulu autoriteks on Priit Pihap ja Juhan Sütt. Talun seinte raavi, leis möödunud aastad reas. Valges kleivist saamid üks mirvipärg. Laekas koltunud kirju, kui lehti sööis kuu. See, kes neid kord saanud on ammu läinud. Vana pildira kaugeid aegu tea. Neid, kes läinud on siin, nuid tundra meeles pea. Vana pildira kaugeid aegu tea. Kui kord näeme siin meidki, siis meeles pea. Leida möödunud õnne või kordki olla noor. Raamil tuhmunud klaasi, seal on see kõik. Keegi veel ei poegasid kaua saatis veel. Nüüd ka need on läinud, kes saatsid meid. Vana pildira kaugeid aegu tea. Neid, kes läinud on siin, nuid tundra meeles pea. Vana pildira kaugeid aegu tea. Kui kord läheme siin, meidki siis meeles peab. Ja nüüd teie laulate. Vana neid nuid tundra. Vana kaugeid aegu, kui kord läheme siin, meidki siis meeles pea. Vana pildira kaugeid aegu tea. Neid, kes läinud on siit, nuid tundra meeles pea. Vana pildira kaugeid aegu tea. Kui kord läheme siit, meidki siis meeles pea. Aitäh! Viimane laul minu poolt on laul, mis kannab pealkirja Ma koju lähen. Tavaliselt on see viis niisugune aeglane, aga ma tegin selle veidi teistsugusemaks, veidi kiiremaks ja veidi džässilikumaks.
Õiehel vällitu, pungi puhkeb pärnapuu. Lõkke lõõrib kevad kuulma koju lähe. Rohtu kasvam põlluveer, tolmus talv ja kitsas tee. Iga känak neles mu veel ma koju lähe. On aastal lennul läin, siia jäin mu unelma. Ikka silmes, ikka südames on olnud nad. Koju tagasi iga teekord viib, sinna jälle läin. Oma armsamat näen ja siis ta juurde jään. Maailm lai kutsub kõiki meid, pakub rõõme tuhandeid. Hiljem näed, ei olnudki neid, ma koju lähen. Rohtu kasvan põlluveer, tolmus talv ja kitsas tee. Iga känak meeles mul veel, ma koju lähen. On aastal lennul läin, siia jäin mu unelma. Ikka silmes, ikka südames on olnud nad. Koju tagasi iga teekord viib, sinna jälle lähen. Oma armsamat näen ja siis on aastal lennul läin, siia jäin mu unelma. Ikka silmes, ikka südames on olnud nad. Koju tagasi iga teekord viib, sinna jälle lähen. Oma armsamat näen ja siis ta juurde jään. Oma armsamat näen ja siis ta juurde jään. Aitäh! Aitäh, Lii! Väga suurepärane. Nüüd meil on väikene hetk, kus muusikud vahetavad paikasid ja ma palun, et Otto tuleks äkki väikse mõtte ka omalt poolt. Ma siia vahele veel nii palju võin öelda, et kui mul oli üks aeg, kus mind tunti Kirsika isana, siis nüüd mul on uus roll, et olen ka Lii kasuisana tuntud. Et selles mõttes ma usun, et samamoodi meil on Jeesus tuli meile näitama meie isa, et me tunneme teda. Aga Otto, ole hea. Valdo ei tea, millega ta riskib praegu, aga noh. Aga väga tore on koguduses olla ja väga tore on näha inimesi, keda muidu ei näeks üldse ja keda oleks igatsed näha ja siis on näha jälle ja see on ääretult hea. Ja mul on niisugune dressikas seljas ja siin on niisugune ring. Ja see ringi on kirjas, et ära oma ring ära riku. Ja meil kõigil on üks eluring. Ja üks Eesti kultusfilm ütleb ka nii, et ära ise oma elu keeruliseks ela. Ja tegelikult on see kõik elu meie kätes.
ja Jumal on andnud see elu meie kätte, ütles, ma panen su ette elu ja surma ja soovitab valida elu. See tema soovitus. Aga samas ütleb Piibel, et Jumal pole kaugel mitte ühestki meist. Kas sa usud või ei usu, me kõik liigume tema sees. Aga meie nüüd valime, kas me oleme koos temaga või ei ole koos temaga. Ja see maapealne elu ongi see valik. See eluring on sinu käes ja sina pead nüüd valima, kas Jumal on sinuga või ei ole sinuga. Piibel räägib juba Vanast Testamendist saadik, et Jumal aitab inimesi. Kord oli üks lugu, kus Taavet läks seaduslaegast ära tooma templisse ja Piibel ütleb, et Jumal aitas leviite, neid, kes Jumalat teenivad. Ja mulle väga meeldib see Fanja üks ettekuulutus. Ta ütleb niimoodi, et hõiska, kes sa Jumalasse usud, sest Jumal on võtnud tagasi kohtuotsuse sinu kohta. Ja tema on täna sinu keskel kui kangelane, kes sind aitab. Jeesuses Kristuses võeti tagasi kohtuotsus meie kohta. Ja täna on Jumal sinu keskel, sinu juures, kes aitab sind, kui sa vaid lubad. Apostel Paulus ütles väga hästi, et igaüks, kui appi Jeesuse Kristuse nime, see päästetakse. Nii et sinu osa on ainult mis? Hüüda appi Jeesuse nime ja kõik. Igaüks Jumal aitab kõiki. Apostel Paulus ütles, kui ta oli väga raskes olukorras ja praegu meil olukord pole lihtne, on majanduslikult etteennustamatu ja mõnel tervislikult on keeruline ja nii edasi ja tagasi. Aga apostel Paulus veel hullemas olukorras oli. Ta ütles, ma olen kõigi poolt maha jäetud. Aga Jeesus Kristus ei jätnud mind maha. Ja tema on see, kes aitab mind oma taevasesse kuningriiki. Isegi kui kõik on lootusetu, isegi kui kõik on pööranud sulle selja, on üks isik, kes mitte kunagi ei pööra sulle selga. Ja see isik on Jeesus Kristus. Ja sinu osa on ainult hüüda teda appi. Ja täna Jumalasse ei pääse niikuinii. Me kõik oleme Jumala ees varem või hiljem, igaüks, kas sa tahad või ei taha. Aga nüüd, kas sa oled tema poolt või tema vastu, see valik on täna sul siin maa peal. Hüüa appi Jeesuse nime ja tema aitab sind oma taevasse kuningriiki. Ja kui sa tahaks teada, mis seal on, siis see ületab kõik sinu ootused. Piibel ütleb, et Jumal on midagi sellist valmistanud neile, kes Jumalat armastavad, mis sul isegi mõttesse pole tulnud. Kui sa kord taevasse jõuad, siis sa käid esimesed 2 aastat suu lahti. Ja siis paned kinni. Siis hakkad aru saama, kus sa oled. Aga Jumal väga õnnistagu teid ja ääretult tore on kuulda neid häid laule ja hüüd kappi Jeesuse nime. Tema on, kes kunagi jäta sind. Aitäh, Otto. Ta on mu hea vend, me tunneme juba väga pikka aega, me isegi ei tea, kui palju aastaid. Kunagi saime Saaremaal tuttavaks ja sellest ajast on see hea sõprus säilinud siiamaani ja hea on koostööd teha. Aga nüüd siis Kirsika saab laulda, Kirsika tuleb Võrus siis ka ja elab seal ja on koolis muusikaõpetaja ja väikseid beebisid õpetab ka ja nii et elu on muusikaga seotud. Ja kasvatan veel ise 2 last ka, et mul on 7-aastased kaksikud ja kohe lähevad kooli, minu kooli, et ma olen 1. aastat muusikaõpetaja Võrus ja nagu te juba kuulsite mitmendat korda, siis Valdo on minu isa ja mul on tegelikult täitsa tore siin olla. Ei olegi ammu niimoodi isa poolt kutset saanud kuskile laulma minna, et igapäevaselt küll laulan hästi palju ja tohutult meeldib inimestele laulda. Et see on üks and, mis ma usun, on Jumal minule andnud ja annid on selleks, et neid jagada teistega ja seda rõõmu pakkuda teistele ja ka minu väike tütar arvatavasti laulab teile täna, kui kõik hästi läheb. Et ta natuke kogub julgust, et ta ütles, et äkki siis emme laulab paar laulu enne ja siis ta ka äkki siis teeb mõne laulu minuga koos. Ja
Ma olen siia valinud natuke sellise segapudru, aga mõned sellised laulud, mis on minu isiklikud täielikud lemmikud. Ja seal on siis laul Kingitus ja siis on üks kodulaul ja täna on tõesti selline, minu meelest eile oli eriti selline päev, kus sai mõtiskleda natukene ja reflekteerida võib-olla mingite selliste sügavamate teemade peale ja täna on ka siis, isa ütles ka, et vaikne laupäev ja homme on selline võidutsemise päev, et saame rõõmu tunda sellest, et Kristus on üles tõusnud. Ja ma tahaksingi alustada siis lauluga Kingitus. Toa täis südame soojust ja maja täis muretut meelt. Headus, loovus ja lootus ja kaaslane hea eluteel. Soovida kaunimat teal ma ei tea. Tänada tahan sind hoole eest, näha vaid rõõmu su silmades, jagada tundeid ja naerda üks naer. Kingitus kauneim on koos oldud aeg. Koos me iga päev loome oma maailma siin. Väikesed asjad, mis teeme, suureks muutuvad nii. Soovida kaunimat teal ma ei tea. Tänada tahan sind hoole eest, näha vaid rõõmu su silmades, jagada tundeid ja naerda üks naer. Kingitus kauneim on koos oldud aeg. Kui mu juurest viibid sa kaugel, see mu mõtetes sind eemale ei vii. Tean ju, et sealgi oma hinges oled siin. Tänada tahan sind hoole eest, näha vaid rõõmu su silmades, jagada tundeid ja naerda üks naer. Kingitus kauneim on koos oldud aeg. Aitäh! Ootamatu trummimäng tuli ka siia juurde, mis on väga tore. Sa hoiad päris hästi rütmi emmesse. No, ma tegelikult mõtlesin, et võiks siia teha ühe väikse Marakrati laulu vahepeal. Ja Jasmiin käis tegelikult 3 päeva tagasi käis laulukarussell selle lauluga. Ja tal läks seal päris hästi. Ja me mõtlesime, et me laulaksime teile ka. On ju? Läbi
Ta peaks vist natuke julgemalt laulma hoopis. Aga väga ilus oli, Jasmin, aitäh. Nii. Ja siis, kas keegi teab sellist bändi, no sellest on ikka oma mitukümmend aastat möödas, kui nad esinemas käisid mööda Eestit, nad koosnesid 4 noorest mehest ja selle bändi nimi oli Kruks. Teab keegi ikka, on ju? Ja saad pealkirja öelda, ütle siia sisse hästi kõvasti pealkiri siis. Maailm, mis on imesid täis. Ja, see laul tuli minu ellu 3 kuud tagasi suure ringiga, ühel täiesti suvalisel üritusel. Kruks oli minu lemmikbänd, kui mina noor olin, sest et nad lihtsalt tegid nii head muusikat. Hästi palju selliseid häid kristlikke laule, hästi sügava sisuga ja nad kõnetasid. Ja see maailm, mis on imesid täis, kuulsin seda täiesti võõra inimese esituses ja hüppasin temaga koos lavale ja laulsin temaga koos seda ja nüüd ma olen võtnud selle enda laulude hulka ka ja ma tahaksin seda teile täna laulda. Ma nägin seda, kuidas päike tõusis taevasse ja algab päev viis varjun minema. Ma nägin seda, kuidas terve ilm sai valgust täis ja taeva laotus justkui puutus maa. Ma nägin seda, kuidas kevadeti ärkab maa ja sügisel jääb jälle puhkama. Ma nägin seda, kuidas kastepiisad hommikul meid äratasid edasi rändama. Vaid ava silmad ja vaata ringi, sinu ees seisab maailm, mis on imesid täis. Vaid ava silmad ja haara kinni sellest võimalusest, mis on sinu ees. Ma kuulsin seda, kuidas linnulaulu täis saab maa, kui oskad ainult vaikselt oodata. Ma tundsin seda, kuidas vihmapiisad hõbedad, kuivad maa saab jälle õitsema. Vaid ava silmad ja vaata ringi, sinu ees seisab maailm, mis on imesid täis. Vaid ava silmad ja haara kinni sellest võimalusest, mis on sinu ees. Ära ootama jää, sest iga uus päev tahab anda sul rõõmu ja päikest. Vaid ava enda käed ja jaga teiste lootust, siis näed, et ise õnnelikuks muutub. Vaid ava silmad ja vaata ringi, sinu ees seisab maailm, mis on imesid täis. Vaid ava silmad ja haara kinni sellest võimalusest, mis on sinu ees. Sellest võimalusest, mis on sinu ees. Aitäh!
Seda laulu me ei olnud küll kordagi koos harjutanud. Nii äge, et sul see refrään pähe on jäänud, kui emme kodus. Kui ma harjutan kodus, siis ta tuleb alati kuskile samasse tuppa, kus mina olen. Nii et ma usun, et tal tegelikult on enamik laulud peas. Aga Jasmiin tahab teile laulda Jäätisest. Ma arvan, et teil hakkavad õhud nii tühjaks minema siin ka. Et siis see Jätsi laul sobib siia päris hästi. Kas sa tahad, ma laulan kaasa või ei laula? Laulan? Aga kas sa laulad ka kõvasti? Ta võiks. Limps, limps, limpsime suurt ja külma jäätist. Limps, limps, alles siin midagi ei jää vist. Limps, limps, limpsime suurt ja külma jäätist. Limps, limps, kas ma saaks palun ühe veel vist. Roosa, valge, pruun, vahvel väike suur, beež kui karamell, hammas külmas tell. Roosa, valge, pruun, vahvel väike suur, beež kui karamell, hammas külmas tell. Limps, limps, limpsime suurt ja külma jäätist. Limps, limps, alles saaks midagi ei jää vist. Limps, limps, limpsime suurt ja külma jäätist. Limps, limps, kas ma saaks palun ühe veel vist. Puhkvahvlitops, kiidab ema laps. Palle üks või kaks, kõht on jätsis paks. Pulk või vahvlitops, kiidab ema laps. Palle üks või kaks, kõht on jätsis paks. Limps, limps, limpsime suurt ja külma jäätist. Limps, alles siin midagi ei jää vist. Limps, limps, limpsime suurt ja külma jäätist. Limps, limps, alles saab palun ühe veel vist. Jätsi laul, missugune. Nii, ma väga kaua teid enam ei kiusa, ma luban. Ma väga tahaksin, aga mul mõned laulud ikka on veel. Ma olen selline laste laulude fänn, sellepärast, et mõnikord ma olen avastanud seda, et laste laulude sisse saab nii osavalt ära peita selliseid südamlikke sõnumeid. Ja ma ei tea, kas keegi teab Airi Liiva laste laule. Mina tean väga palju ja väga hästi, sest et ma töötan lastega igapäevaselt. Ja ta on kirjutanud ühe sellise laulu, mille nimi on Annan käe. Ja see laul räägib sõprusest. Ja mina arvan, et üks olulisemaid asju siin elus on omada sõpru, häid sõpru ja inimesi, kellele me saame toetuda. Ja samamoodi pere ja samamoodi Jumal. Et see Annan käe, see laul räägibki sellest, et sa saad toetada kedagi, sa saad oma käe talle anda ja see sõber saab ka sinule vastu selle käe anda. Et Jasmiin saab mind jälle aidata selle lauluga, kui ta jälle julgeb. On ju? Haara kinni, kui su jalge ees on auk. Hoia käes, kui taevas kõle välk ja pauk. Olgu tee, kui libe jää. Annan käe, sul küll sa näed. Jagan varju, kui on vihmasajul rutt. Pühin silmi, kui sul külas naer või nutt. Müts, kui tuules lendu läheb. Püüan kinni, küll sa näed. Annan käe, olgu soe või külm, kevad, suvi või sügise ilm. Sõbra pilk, sinisilm, pisike sööm, jagamisrõõm. Annan käe, olgu soe või külm, kevad, suvi või sügise ilm.
sõbra pilk, sinisilm, pisike sööm, jagamisrõõm. Kõnnin kaasa, kui on koduteeni pikk, mööda rada vahel künklik konarlik, mäng kui pooleli meil jääb, homme jätkub küll sa näed. Annan käe, olgu soe või külm, kevad, suvi või sügise ilm, sõbra pilk, sinisilm, pisike sööm, jagamisrõõm. Annan käe, olgu soe või külm, kevad, suvi või sügise ilm, sõbra pilk, sinisilm, pisike sööm, jagamisrõõm. Annan käe, olgu soe või külm, kevad, suvi või sügise ilm, sõbra pilk, sinisilm, pisike sööm, jagamisrõõm. Väike trummisoolo ka siia lõppu. Nii, ma teen ühe laulu teile veel enda poolt ja siis saame jätkata ülejäänud osaga. Ja see laul on palve ja ma ei saa üle ega ümber sellest laulust. See ei ole nüüd see palve võib-olla, mis te arvate. Aga see on jällegi Airi Liiva üks lastelauludest. Ja kui palju kontserte ja esinemisi olen ma just selle lauluga lõpetanud. Ja seal on selline põhjus, sest et te kuulete, ma ei räägi pikka juttu. Nii. Saadan inglid su juurde valvama, et nad paitaks su pead ja su põski ja sul tasasel häälel laulaks, kui on mure või haiget teeb miski. Pehme käega siis tuulelgi aitaks rõõmsad tunded sukseni kanda ja et vaikuses tasaselt kuulates suudaks taevas sul õnne anda. Hoidku torm sinu põski nii punaseid, et su hääl tahaks laulda ja hüüda. Õhus lendlevaid soovegi tuhandeid, oska märgata, hoida ja püüda. Pehme käega siis taevalgi aitaks rõõmsad tunded sukseni kanda ja et vaikuses tasaselt kuulates suudaks taevas sul õnne anda. Saadan inglid su juurde valvama, et nad paitaks su pead ja su põski ja sul tasasel häälel laulaks, kui on mure või haiget teeb miski. Pehme käega siis tuulelgi aitaks rõõmsad tunded sukseni kanda ja et vaikuses tasaselt kuulates suudaks taevas sul õnne anda. Suudaks taevas sul õnne anda, suudaks taevas sul õnne anda.
aitäh!